Kiitus Issandale niivõrd võimsa ülistuse eest. Halleluuja. Ja ülistuse ajal ma sain sõna koguduse jaoks ja ka enda jaoks. Ja see sõna Jumala käest on selline: sinu häält, kogudus, ei vaigistata. Mina, Issand, võimendan seda oma vaimu läbi. Kasuta seda minu kirkuseks. Nii et meil kõigil on hääl, on ju? Meil on hääl. Ja Jumal andis meile ülesande kasutada seda tema kirkuseks. Nii et kõik, mis me räägime, aga meie sõnad hakkavad meie mõtetest pihta, nii et hakkame oma mõtetest pihta, iga meie mõte, iga meie sõna, iga meie tegu peab tooma au Issandale. Amen. Amen. Me räägime kuningriigist. See on meie teema mõnda aega siin koguduses. Ja ka minu jutluse pealkiri on selline: kuningriigi pärand sooritusest läbimurdeni. Kuningriigi pärandist räägime täna. Aga hakkame pihta natukene sellisest, ma palun püha vaimult abi, et sellest alustada ja seda õigesti väljendada. Sellepärast, et kui me loeme sõna läbi sellise prisma, et meil kästakse midagi teha või meil keelatakse midagi teha, siis kui me vaatame seda asja niimoodi, siis see surub meid alla. See ei anna meile vabadust, kui me vaatame seda sellise pilguga, et sõna keelab ja sõna käseb. Näiteks, kui sa vaatad Pauluse kirjas Korintlastele 6. peatükis või Galaatia 5. peatükis, seal, kus ta räägib nendest, kes ei päri Jumala riiki, ta ütleb sellised. Ei päri Jumala riiki. Ja kui me hakkame seda lihtsalt niisama lugema, näiteks kas või ilma selleta, et püha vaim ilmuta mulle, lihtsalt niisama hakkame lugema, siis kui me loeme seda, neid ridu just, et sina ei päri Jumala riiki, on ju, et siis see võtab ära meie rahu. On ju nii? Ja siis selline kristlane hakkab kartma, et jah, et oi, et kui ma ühe vale sammu teen, siis on mul kohe nagu see ligipääs isa laua juurde, pidu laua juurde keelatud. Või see on nagu kuidagi kõikuv või see on väga ebakindel siis, kui ma ühe vale sammu teen. Et kohe siis isa väljastab mulle väljatõstmisteate, et umbes, et üks vale samm ja Jumal ei ole selline. Jumal ei ole selline, aga nagu ma ütlesin, et jah, et me peame selliseid asju vaatama läbi Jumala armu prisma. Läbi Jumala armu prisma, sellepärast, et see arusaamatus tuleb sellest, et kui me räägime kuningriigist, siis mis asi on kuningriik? Kuidas sa mõistad, mis asi on kuningriik? Õigsus, rahu, rõõm, pühas vaimus, seda on ta ka, aga mis veel? Et me tihtipeale mõtleme, et jah, et kui ei päri Jumala riiki, siis see tähendab, et ei saa taevasse. Niimoodi mõistetakse seda, tihtipeale on niimoodi. Aga kui sa vaatad nüüd Jeesuse tähendamissõnu, siis kuningriik Jeesuse tähendamissõnadest lähtuvalt on Jeesuse elu, Jeesuse viis murda sisse inimlikku kogemusse juba nüüd. Mida Piibel veel kirjutab Jumala kuningriigi kohta? Jumala kuningriik on sinu sees juba nüüd. On ju nii? On ju nii? Jumala kuningriik on juba nüüd. Sa ei pea ootama, et millal sa taeva jõuad. Igavene elu on sul juba käes. On ju? Õpime elama nii, nagu see igavene elu ongi juba meil käes. Ja nagu ma ütlesin, siis see on nagu Jumala viis murda sisse inimlikku kogemusse. Ja tõepoolest on olnud juhtumeid, kus uskmatud inimesed
kas või kuskil duši all olles saavad lihtsalt püha vaimuga ristitud ja hakkavad keeltes rääkima lihtsalt lambist. Mitte lambist, sellepärast, et Jumal tuleb nende üle, sest et Jumal on nad endale ära valinud, silma peale pannud, nii, sina oled minu oma, nüüd tuleb püha vaim su üle, ükskõik kus sa oled, olgu sa või alasti duširuumis, on niisuguseid juhtumeid ka olnud, eks ju. Ehk siis Jumal hakkab sisse murdma mingil hetkel. Aga samas ta otsib avatud südameid, ta ei hakka nagu sisse tungima, et ma nüüd väevõimuga tulen ja teen. Ta ei ole selline. Ilmutuse raamat ütleb ka, et Jeesus koputab meie uksele. Kui me avame, siis ta tuleb, sööb meiega õhtus selles mõttes, aga kui su süda on avatud Jumalale, siis ta võib tulla igal hetkel ja tegutseda oma imelises väes. Ehk siis see kuningriik ja kõik, mis selles on, kuulub meile juba nüüd. See tuleks meile meelde jätta. Ehk siis me oleme selle pärinud juba nüüd. See sõna pärima, mulle meeldib kreeka keeles ja heebrea keeles sõnu vaadata. Täna on neid päris mitu. Kreeka keeles see sõna pärima on siis, paneme sinna ka, kleronomeo. Ehk siis see ei tähenda seda, et sa pead midagi välja teenima, kuidagi välja teenima selle, et ma olen nüüd selles perekonnas, et ma pean oma koha perekonnas välja teenima, et see ei ole see. See on see, et sa võtad omaks selle elu, mis sulle juba kuulub. Nagu sa siit slaididelt võid näha, siis siin on üsna mitu tähendust. Ma tõin nad kõik siia välja, aga hiljem ma vaatasin, et kõige paremini sobib meile siit omandada pärimisõiguse alusel. Sul on see pärimisõigus olemas. Sa oled Jumala poeg või tütar ja sul on pärimisõigus olemas. Nüüd on sinu asi võtta see, mis sulle kuulub. Amen? Amen. Ja Jumala kuningriigis on päris palju asju, mis sulle kuulub. Ja me neist kindlasti räägime, kui aeg edasi läheb, eks ju. Aga nüüd, siin me kohtume sellise kahe mõtteviisiga. Vaatame, avame koos 1. Moosese 38, salmid 27-30. Me kohe loeme ka seda. Aga seal on põhimõtteliselt siin, umbkaudu siin, peatükk 37-36, sealt hakkab pihta Joosepi lugu. Kõik teavad Joosepi lugu, eks ju. Joosep kasvas, müüdi orjaks, oli Egiptuses, siis tõlgendas mõnusasti Vaarao unenäod ära, päästis oma pere ja põhimõtteliselt kogu Iisraeli. Nii. Joosepi lugu hakkab sealt kuskilt pihta, 1. Moosese 36, 37, mis iganes. Aga siis siia vahele niimoodi on pistetud Juuda suguharu lugu. Saad aru? Ja siis mine loe seda kodus, see on päris põnev, see on see peatükk 38, 1. Moosese. Et ma sulle kogu seda lugu rääkima ei hakka, aga põhimõtteliselt juttu on Juuda miniast Taamarist, kes asjaolude tõttu jäi lapse ootele Juudast endast. No, mine vaata, siis saad selgeks, miks ja kuidas, eks ju. Aga see lugu, mis siin kirjas on, illustreerib tegelikult täielikult väga hästi seda sooritust ja pärandit, seda üleminekut soorituselt pärandile, millest me kohe hakkame rääkima. Aga loeme siis neid salme siin vahepeal, 1. Moosese 38, 27-30. Keegi tahab ette lugeda või? Kui keegi ei taha, siis eks ma siis. Et Taamarist on siis jutt. Sünnitamise ajal vaata olid tema ihus kaksikud ja kui ta sünnitas, sirutus üks käsi välja ja aitaja naine võttis ning sidus käe ümber helepunase lõnga öeldes, see tuleb esmalt välja. Aga kui ta oma käe tagasi tõmbas, vaata, siis tuli välja ta vend ja aitaja naine ütles, missuguse lõhe sa küll enesele oled rebestanud.
ja temale pandi nimeks Perets. Ja pärast tuli välja tema vend, kelle käe ümber oli helepunane lõng ja temale pandi nimeks Serah. Vot niimoodi, ehk siis sellised kaksikud sündisid väga huvitaval moel. Kõigepealt püüdis sündida Serah, tema siis mingil huvitaval moel pistis oma käekese välja kõigepealt. Ja siis aitaja naine märkas seda ja sidus lõnga ümber talle, punase lõnga, öeldes siis, et äkki see tuleb siis esimesena välja või. Ja see nimi Serah tähendab tõus või heledus ja mingis mõttes ka nutikus. Et see on nagu selline loomulikkuse asi, et näiteks me teame, et see on väga loomupärane, et päike tõuseb idast igal hommikul, see on nagu reegel siukene, et me teame, et kui seda ei toimu, siis on juba midagi väga mäda, on ju. Ehk siis see sõna, see nimi, mis talle pandi, siis see Serah, kannab siis endas seda loomulikkuse varjundit. Ja siis aitaja naine sidus talle käe ümber selle helepunase rõnga ja justkui märkis ta esimeseks, et see on siis esimene kaksik. Et kõigi reeglite kohaselt ta pidi siis sündima esimesena ja temal oli küljes justkui see teenete märk. Temal oli küljes teenete märk ja tema kannab endas soorituse mõtteviisi. See tähendab seda, et kui ma teen kõike piisavalt hästi, kui ma olen õigel ajal kohal, kui ma kõike teen vigadeta, äkki ma siis midagi saan kuskilt poolt, äkki ma siis saan mingi kiituse kuskilt poolt. Et kui ma olen piisavalt nähtav, näe, ma pistsin käe välja, näe, ma olen siin. Eks ju? Et kui ma olen piisavalt nähtav, kui ma järgin reegleid, siis ma kindlustan oma koha, ma kindlustan oma staatuse, see on selline mõtteviis, mida tähistab siis see Serah. Ja siis on meil järgmine kaksik, Perets, kes tegelikult sündis esimesena. Tema on justkui tähistamas päranditeed. Sellepärast, mis vahepeal siis juhtub, eks ju, see Serah, kes oma käe välja pistis vahepeal, tema tõmbab oma käe tagasi ja nüüd see Perets murrab läbi. Ja seda see tema nimi tähendabki. Tema nimi tähendab lõhet või siis läbimurret. Et ta murrab läbi, on ju. Ja tegelikult see algne sõna seal heebra keeles tähendab veel ka müürist läbi murdma või piiridest üle voolama. Ja siis see aitaja naine seal, ämmaemand meie keeli, hüüab siis, missuguse lõhe sa küll enesele oled rebestanud, kui see Perets ilmub hoopis välja Serahi asemel. Ja ingliskeelne tõlge ütleb tegelikult, kuidas sa küll läbi murdsid, kuidasmoodi, mismoodi, vau, et nagu sina oled siukene läbimurda. Ja siis panimegi sulle nimeks Perets ehk siis läbimurre. Ja seda võib nimetada Peretsi hetkeks. See on selline hetk, kus Jumala arm lööb läbi, murrab läbi sellisest inimliku ootuse müürist. Inimlikud ootused võivad olla üks asi, et mina ootan, et Jumal tegutseb niimoodi, aga Jumal tegutseb hoopis teistmoodi. Ehk siis see on selline hetk, kus Jumala arm murrab läbi inimlikest ootustest. Ehk siis sellel poisil, sellel Peretsil oli see selline elujõud, siuke elujõud, et tema trügis vennast mööda ja läks esimesena teele. On ju? Ta läks esimesena, möödus sellest, kes pidi olema esimene ja läks nagu mööda sõit.
autod sõidavad üksteisest mööda. Tema tegi ka möödasõitu. Aga ta ei teinud seda mitte mingisuguse positsiooni pärast. Ta ei teinud seda positsiooni pärast. Tema murdis välja Jumala pärandi juurde, mille Jumal oli tema jaoks juba valmis pannud. Ja vaata, mis huvitav asi. Perets on Juuda poeg. Kes on Juuda? Just, sinna me jõuame. Esiisa. Kelle esiisa? Taaveti esiisa. Kes Jeesus on? Teda hüüti Taaveti pojaks. On ju? Nii et Perets on üks Jeesuse esivanematest, füüsilistest esivanematest, on ju? Väga huvitav. Ja selleks pidi ta läbi murdma, selleks, et saada Jeesuse esivanemaks. Nii et ta on läbimurdja. Jeesus kirjeldab sellist Peretsi taolist vaimset intensiivsust Mattuse 11.12 kirjakohas, kus ta räägib niimoodi. Ent Risti ja Johannese päevist siiamaani rünnatakse taevariiki ja kes seda ründavad, kisuvad ta endale ja laiendatud tõlge räägib edasi. Nagu kalli auhinna osa taevases kuningriigis, mida otsitakse tulise innu ja tugeva püüdlusega. Vaat siis, kuidas tuleb taevariiki otsida. Jeesus ütles, et otsige esmalt Jumala õigsust ja tema riiki, siis kõike muud antakse teile pealegi. Ja nüüd siin ta räägib, kuidas seda tuleb otsida. Otsitakse tulise innu ja tugeva püüdlusega, kuigi see on laiendatud tõlge, aga siis originaalis kätkevad need sõnad endas kõike seda, mis ma just ütlesin. Ehk siis see kreekakeelne sõna, mis tähistab siis kiskumist, eks ole, kisuvad ta endale, on meil eestikeelses piiblis, eestikeelses originaaltõlkes ka samamoodi, kiskuma. Siis kreeka keeles on see harpazo, mis tähendab siis haarama, rabama ja innukalt nõudma. Vaat siis, Jumal ei ole mõelnud, et jah, et me saame päästetud ja siis me niimoodi lihtsalt läheme vooluga kaasa, eriti midagi nagu ei tee ja ei nõua. Ja Jumal tahab, et me nõuame neid asju, mis meile kuuluvad. Amen? Jumal tahab, et me nõuame neid asju, mis kuuluvad meile kui Jumala poegadele ja tütardele. Nüüd see innukas nõudmine ja see nii-öelda väevõim ei ole füüsiline. See tegelikult tähistab sinu jõulist usku. Meil peab olema selline jõuline usk. See on selline süda, mis keeldub sellel helepunasel niidil, millest me enne rääkisime, ehk religioossel sooritusel või mineviku häbil ennast tagasi hoida. Sa ei lase mitte mingisugusel religioossel sooritusel, et ma pean seda tegema, ma pean teist tegema ja siis mind võetakse vastu. Asjad ei käi niimoodi. Sa ei lase nendel asjadel ennast tagasi hoida. Sest et kui need serahid ootavad, et nende teeneid märgataks, see on siis üks pool, eks ju, siis Peretsi taolised usklikud mõistavad, et kuningriik on käeulatuses, see on siin samas. See on sinu sees tegelikult. Jeesus ütles, Jumala kuningriik on sinu sees. Jumala kuningriik on käeulatuses. Ja meie peame selle poole sirutuma. Ma loodan, et meie kõik oleme siin nõnda nimetatud Peretsi taolised usklikud. Me sirutume välja. Me sirutume välja Jumala kuningriigi poole. Ja me haarame kinni pärandist, mille Jumala arm on meile juba andnud. Jumala arm juba kuulub meile, me ei pea seda kuidagi välja teenima. Siia juurde vaatame korraks kadunud poja lugu. Ma ei hakka seda lugema, sest me kõik teame seda. 2 venda. Isal oli aeg hakata, isal oli nendele pärandus olemas, aga siis noorem poeg mõtleb, et
ma ei viitsi siin enam olla, ma tahan oma pärandust ja siis ma lähen ja löön selle laiaks ja seda ta ka tegi, eks ju. Aga siin me peaksime kõigepealt aru saama sellest, et need mõlemad vennad, nii see noorem kui ka vanem poeg, olid perekonnas sees, nad kuulusid perekonda. Aga nad mõlemad tegelikult võitlesid selle üleminekuga soorituselt pärandile. Et nii üks kui teine tegelikult tahtis oma soorituste ja oma tegude kaudu saada nagu armu isa silmis. Vaatame lähemalt. Nüüd see noorem poeg läks ja lõi kõik laiaks, eks ju. Lõbutses kenasti, siis sai raha otsa ja siis ta lõpetas sigade juures, eks ju. Ja siis tal hakkas mõistus koju tulema. Nii, et kus ta meil sigade juures on. Nii. Ja siis ta ütles, et mul on parem minna isa koju. Sulased söövad ka paremat toitu kui mina siin, eks ju. Ma mõtlen, et äkki ma lähen ja äkki ma saan isa palgaliseks, isa sulaseks. Noh, et pojaks ma enam kindlasti ei kõlba, aga äkki sulaseks ikka. Et see oli see soorituse mõtteviis, et kui ma tulen isa juurde ja kui ma ütlen, et ma teen seda, teist, kolmandat, neljandat, 10. asja, et siis äkki võtad mu vastu. See on soorituse mõtteviis. Ja siis ta läheb koju. Aga isal oli tema jaoks valmis nõnda nimetatud peeretsi hetk, nagu me rääkisime, see on läbimurde hetk, eks ju. Isa oli see selles loos, kes murdis läbi selle poja häbist, sest selle poja südames oli kindlasti palju häbi ja palju igasugust negatiivsust. Isa oli see, kes jooksis poja juurde ja embas teda, taastas tema seisuse. Aga nüüd see poeg ei saanud poja seisust tagasi mitte sellepärast, et ta koju tuli, vaid ta tuli koju, sest ta oli juba poja seisuses. Ta juba oli poja seisuses, ta oli poja seisuses ka seal seaküna juures, ainult et ta oli natuke vales kohas. Vaatame seda vanemat venda. Tema siis esindab pigem seda, täielikult esindab seda seerahi ehk soorituse mõtteviisi. Et tema oli seal kodus, oma majas, elas seal, aga ta elas seal kibestumuses. Sellepärast, et neil oli kindlasti suur omand ja ta aitas isa igal pool, kus seda vaja oli, eks ju, põllul ja loomade juures ja kus iganes veel vaja oli, tema pani käe külge, eks ju. Aga mingil hetkel ta kindlasti ütles, et ma ei viitsi enam ja siis ühel hetkel sa loed ka sealt tähendamissõnast, et ühel hetkel ta ütleb, et siis, kui see noorem poeg juba tagasi on, sa isa ei ole mulle sikkugi andnud, et ma sõpradega saaksin seal olla, eks ju. Tema elas sellises kibestumusest, ta ütleb, et ma olen sind orjanud sisuliselt. Sisuliselt ütleb seda, ma olen sind orjanud kogu oma elu, sa pole mulle sikkugi andnud siin korraks pidutseda. No. Tal oli see legaalne seisus, seaduslik seisus, aga tal puudus see rõõm sellest pärandist, mis tal juba käes oli. Tal oli kõik olemas, pärand oli ka käes põhimõtteliselt, aga tal puudus see rõõm sellest pärandist. Ja seepärast, selle asemel, et elada nagu poeg, elas ta nagu ori. Aga samas, kui nüüd vaadata otsa mõlemale pojale selles loos, siis tegelikult kumbki neist ei saanud nautida seda pärandit alguses vähemalt, eks ju, sellepärast, et nad ei jäänud isa südamesse või nad ei otsinud isa südant. Kumbki tahtis midagi enda oma. Mõlemad tahtsid midagi enda oma. Noorem poeg ütles, et ma ei viitsi enam rügada, eks ju, ma lähen, löön oma varanduse laiaks ja lõpetas seakünna juures. Vanem poeg
selles mõttes hambad ristis võib-olla, teenis edasi, aga rõõmu sellest ta ei tundnud. Ehk siis üks poeg oli vajunud mässu sisse, kadunud selle sisse, see noorem poeg siis mässas isa vastu, lahkus kodust. Teine poeg oli vajunud religiooni sisse, orjas edasi, aga krigistas hambaid. Nii et, aga me teame, et see noorem poeg tuli koju tagasi ja isa võttis ta vastu. Ja isa taastas tegelikult tema poja seisuse. Nii et meilgi on alati võimalus tulla Jumala juurde tagasi, kui me vahepeal kuskile kõrvale kaldume. Aga nüüd Pauluse kirjade juurde tagasi tulles, siis kui Paulus räägib sellest kuningriigi pärimisest ja nendest usklikest, kes ei päri Jumala riiki, siis ta tegelikult ei kasuta siin nõnda nimetatud õiguskeelt. Ta ei ähvarda sind välja tõstmisega. Ta kasutab siin perekonnakeelt, sellepärast et kohtunik võib õigeks mõista, aga isa annab päranduse sulle. Tuletame korraks meelde, mis see pärand on siin või pärima. See tähendab siis seda, et me ei teeni oma kohta peres mitte välja, vaid see juba kuulub sulle, see juba kuulub meile. Me võtame selle lihtsalt vastu, sest see kuulub meile kui Jumala lapsele. Ja pärand ka ei tähista pelgalt seda, et me kuulume Jumala perekonda, vaid see näitab, kas me elame selles, mis juba kuulub meile. Ehk siis meil võib kõik Jumala poolt olemas olla. Piibel kirjutab ka Peetruse kirjades, et Jumal on andnud meile kõik, mis on tarvilik eluks ja Jumala kartuseks. Ta on andnud meile kõik, sul on kõik olemas, mida sul on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Võta, kasuta, ela, eks ju. Me ei pea elama nagu orjad, kui me oleme juba Jumala lapsed. Nüüd, kui Paulus räägib siin nendest lihategudest, eks ju, esimeses kirjas korintlastele, kirjas galatlastele, siis ta põhimõtteliselt ütleb niimoodi, et ärge eksige. Selline käitumisviis röövib teie rõõmu, rahu ja vilja nüüd. See röövib teie rõõmu, rahu ja vilja. See ei ole nagu karistus mingi kohtuniku käest, et kui sa ühe sammu valesti astud, siis oled kohe väljas. See on hoiatus meie taevaselt isalt. See on hoiatus. See ei ohusta veel meie kohta laua ääres, vaid pigem kõik see, mis seal Paulus räägib, et ära tee seda, siis see kõik on tegelikult kutse elada nagu poeg või tütar, sest poeg või tütar ei tee neid asju, millest Paulus räägib. Kui sa ei mäleta, millest Paulus räägib seal, siis mine vaata kodus. Üsna rängad asjad on seal tegelikult. Kiri Galatlastele ja 5. peatükk ja 1. korintlastele 6. Aga tegelikult Jumal hoiatab siin, sest Paulus kirjutab ju kogudustele, nii Korintuses kui Galatias olid kogudused, eks ju. Et see on nagu hoiatus, et kui sa jätkad nendes asjades, jah, kui sa ühe korra libastud ja sealt edasi tõused ja enam ei tee, siis ei ole midagi. Jumal võtab su vastu, kui sa aga sihipäraselt jätkad kõigest selles, sihipäraselt, nüüd ma niikuinii teen seda ja ma tahan seda teha, siis on Jumala käed ka seotud. Ehk siis me saame nautida seda pärandit, mis meil on, kui me joondume Jumalaga. Ja peame meeles, et me ei pea Jumala armastust välja teenima, sellepärast, et Jumal juba armastab meid. Amen. Kui Jeesus ütles ristil, see on lõpetatud, siis sellega ta tegelikult nagu kinnitas, pitseeris sinu kuuluvuse, kui sa Jeesuse vastu võtad kõigepealt. Võtad Jeesuse vastu, siis sa kuulud Jumalale. Sa kuulud
Jumala riiki. Jeesus kuulutas oma sõnadega, see on lõpetatud, et sellega on läbimurre tehtud. Ja nüüd, kas on nii, et kui poeg või tütar sünnib, siis täna ta on poeg, aga siis ta natuke kasvab, on teismeline näiteks, teeb midagi valesti ja siis isa ütleb, et sa ei ole enam minu poeg. Ja siis ülehomme ta parandab meelt, ja sa oled minu poeg. Aga siis ülehomme poeg teeb jälle midagi, oi, sa ei ole ikka minu poeg. On nii või? Ei saa triivida poja seisusest sisse välja iga kord, kui me komistame. Sellist asja ei ole. Meie isa ei otsi meie elust põhjusi, et meid minema visata kuskile. On ju? Tema on see, kes jookseb meie poole, nagu kadunud poja loos on. Isa jooksis poja poole. Tema katab meid ja tema tuletab meile meelde, et kõik, mis on minu, on sinu. Nii nagu see isa seal tähendamissõnas ütles oma pojale. Kui sa tahad vaadata, siis on Luuka 15:31. Kõik, mis on minu, on sinu. Kõik, mis on Jumala käes, on meile kuulub meile, eks ju. Ehk siis see üleskutse täna on see, et me ei pea elama selles Serachi soorituse mõtteviisis ja orjama kedagi. Nagu Perets me peame laskma Jumala armul murda läbi oma häbist. Ja nagu see kadunud poeg, me peame mõistma, et ma juba olen poeg. Ma ei pea uuesti isa juurde minema ja ütlema, et kuule, kas ma saaks uuesti äkki sinu pojaks. See oleks nagu natukene rumal mõtteviis. Nii et me peame täna valima selle, et me jääme ühtseks Jeesusega. See jääma oli ka meil kuskil, see on ka kreekakeelne sõna, see on meno. Ja see tähendab, et me jääme ühtseks Jeesusega põhimõtteliselt. Sest Jeesus räägib ka sellest, Johannese 15, jääge minusse ja minu sõnad jäägu teisse, eks ju. Siis te saate vilja kanda. Ehk siis esitagem endale täna see väljakutse, et lõpetagem see elamine Serachi mõtteviisis, mis on täis seda esinemist. Et kui ma seda hästi teen ja toda hästi teen ja kõike õigesti teen, äkki ma siis saan mingisuguse heakskiidu kuskilt poolt. Kelle heakskiit on olulisem? Kas inimese heakskiit või see, et Jumal ütleb sulle lõpuks hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane? Mis on olulisem? Me peaksime enda käest küsima seda, mina kaasa arvatud. Nii et ma annan sulle 3 sellist sammu, mida me võiks kõik teha. Me peaksime esiteks tuvastama soorituse helepunase niidi. Mine edasi natuke. Ja. Et me peame tuvastama soorituse helepunase niidi. Me peaksime vaatama oma südamesse. Kas me oleme püüdnud nii-öelda lihalikult näidata oma kätt, nagu see Serach püüdis? Esimesena sündidega ei õnnestunud. On ju? Kas me püüame näidata nii-öelda oma kätt Jumalale tõestamaks, et me väärime tema soosingut. Jumal teab seda, et sa väärid tema soosingut. Mis sa tõestad talle kogu aeg seda? Sa ei pea talle midagi tõestama. Sa väärid seda. Või siis, kas me oleme olnud nagu see vanem vend seal tähendamissõnas, kas me oleme orjanud ja tundnud kibestumust, sellepärast et me arvame, et keegi ei märka seda, mida mina teen. Vahest on mul olnud selline tunne, aga Jumal tõmbab mind sellest välja. Kiitus Jumalale selle eest. Niisiis see tegu, milleks me sind täna üles kutsun, esimene tegu. Tõmba oma käsi tagasi, nagu see Serach püüdis, eks ju, oma käe välja pista, siis tõmbas oma käe tagasi. Tõmba oma käsi tagasi. Loobu vajadusest olla esimene oma teenete alusel. Paranda meelt religioossest uhkusest, mis ütleb,
et Jumal justkui võlgneb sulle midagi. Jumal ei võlgne sulle mitte midagi. Jumal armastab sind. Ehk siis tuvasta see helepunane niit, mis asi see on sinu elus. Teiseks, nõua julgesti armu ja kisu see endale, nii nagu taevariik kistakse endale, eks ju. Ja sest Jeesus ütles, et jõulised, need, kellel on jõuline innukas usk, kisuvad taevariigi endale. See ei ole see, et sa pead kõvemini tööd tegema. Ja või see ei ole see, et ma pean rohkem tegutsema või ma ei ole piisav või ma ei ole piisavalt teinud äkki, ma pean äkki öösiti ka veel midagi tegema. Jah, sa võid öösiti palvetada, kui Jumal sind selleks kutsub. Aga Jumal tahab, et sa vaataksid Kristuse peale ja haaraksid kinni sellest, mille Kristus on juba ära teinud. Kristus ütles, et kõik see on lõpetatud juba. Kõik see on lõpetatud juba. Sinu patt, sinu haigused on ka kantud ristipuule, eks ju. Niisiis, teiseks, mis me peame tegema siin? Kui sa leiad, et sa oled elanud sellises häbisigalas, nimetada seda niimoodi, nagu seal, kus see noorem poeg ennast leidis lõpuks, või siis legalismi põllul, kus oli see vanem poeg, siis juba praegu tee see läbimurde otsus. Haara kinni sellest, et sa oled poeg või tütar. Juba praegu tee seda. Haara kinni sellest tõest. Ära oota, kuni sa hakkad tundma, et jaa, et võib-olla nüüd ma olen väärt seda Jumala armastust. Haara kinni juba nüüd. Sellepärast, et läbimurre ei ole mitte väärilistele, vaid näljastele. Jumal armastab seda, kui me oleme näljased tema järele, janused tema järele, kui me sirutume tema järele ja haarame kinni sellest, mis kuulub meile ja tõmbame selle endale. See on meile vabalt kättesaadav. Kui sinu telefon on siin samas sinu kõrval nagu see siin, siis mis ma pean tegema selleks, et seda kasutama hakata? Välja arvatud igasugused häälkäsklused ja muud asjad, mida 21. sajand on välja mõelnud. Mis ma tegema pean? Ma pean sirutama oma käe ja võtma selle. On nii? Sama asja teed seda ka kõige sellega, mida Jumal on sulle juba andnud. Amen. Ehk siis nõuad julgesti armu, Jumala armu ja kisud selle enesele, kisud taevariigi enesele. Kolmandaks, me rääkisime sellisest sõnast nagu meno, mis tähendab jääma. Aga me peame harjutama sellist jäämise elu, sellist meno elu. Sellepärast, et pärandit saame tõeliselt nautida ainult siis, kui me jääme selle juurde. Kui me ei tee nii, nagu tegi see noorem poeg, et ma võtan oma osa ja ma lihtsalt kõnnin minema ja ma löön selle laiaks. See ei ole pärandi nautimine. Pärandit naudime siis, kui me jääme koju. Sest me ei saa nautida isa pidusööki, kui me uitame kuskil kaugel maal või me mossitame kuskil põllul. Ja rügame ja rügame ja rügame ja ütleme, et isa, sa ei anna mulle sikkugi peolaua peale, sa ei armasta mind. Jumal armastab sind. Jumal jookseb sulle vastu iga kord, kui sa sirutad oma käed tema poole. Piibel ütleb sulle, tule Jumalale ligi, sest tema tuleb sulle ligi. Sina teed esimese sammu. Amen. Sina oled see, kes otsid Jumala riiki ja tema õigsust ja kõike muud antakse sulle pealegi. Niisiis kolmandaks, see ülesanne siis. Sellel nädalal on sinu see ülesanne jääda paigale, jääda Jumalasse. Ja mitte ainult sellel nädalal. Lihtsalt sellel nädalal mõtle natuke intensiivsemalt selle peale. Ja siis harju sellega ja siis see tuleb iseenesest. Ehk siis, kui hukkamõistu hääl hakkab ütlema, et sa ei ole õige või sa oled midagi valesti teinud, siis vasta temale isa sõnadega. Sest isa seal tähendamissõnas ütles, kõik, mis on minu, on sinu.
kui sellised tobedad mõtted hakkavad tulema, siis vasta neile. Jumal ütles, et kõik, mis on tema oma, on minu oma. Kõik, mis kuulub temale, kuulub mulle. Joonda oma mõtted oma identiteediga Kristuses. Ja viimaks jätta meelde see, sa ei püüa kuningriiki sisse saada kõigest väest. Sa juba oled selles, kui sa oled päästetud, siis sa juba oled selles tegelikult. Sa ei püüa sinna sisse saada, sa õpid sellest ja selles elama. Amen. Nii et me oleme tänulikud Jumalale, kes saatis siia maailma Jeesuse, kes suri meie eest ja andis sellega meile ligipääsu Jumala kuningriigile. Amen. Nii et selle lõpuks palvetame siin. Isa, me täname sind, et sina oled meie läbimurde Jumal. Me täname sind, et läbimurded tulevad sinu käest. Tänu sulle, Issand, et me ei pea tegutsema omast jõust, sest me väsime muidu väga varsti ära. Me ei pea püüdma olla esimesed. Me ei pea püüdma kogu aeg ja püüdma seda ja teist ja kolmandat, sellepärast et Piibelgi kirjutab, et esimesed saavad viimasteks ja viimased esimesteks. Aga meie tahame, Issand, käia sinu kuningriigi pärandis. Me tahame elada sinu kuningriigi pärandis. Me astume välja sellest Serahi mõtteviisist. Me ei taha enam orjata, me ei taha enam püüda olla meelepärane. Me lihtsalt võtame kätte ja me murrame läbi sinu armu sisse. Ja me valime selle, et me jääme sinuga, taevane Isa. Me jääme sinuga. Me tahame elada lähtudes kõigest sellest, mille Jeesus meie heaks ära tegi. Me tahame elada lähtuvalt Jeesuse lõpetatud tööst ja nautida seda, mis meile juba kuulub sinu kuningriigi lastena. Tänu sulle, Issand, kõige eest. Tänu sulle, Issand, et see sõna teeb tööd meie sees ja me õpime hoidma oma pilgu sinu peal ja sirutama oma käed sinu poole. Tänu sulle, Issand, kõige eest Jeesuse nimel.